esiteks mul oli siuke eluetapi väike muutus, üks asi sai otsa ja mulle nagu nii-öelda tuli saatuse tahtel selline raskekujuline haigus, millest ma siis hakkasin oma toitumist muutma ja ma arvasin, et ma ei ole oleks õigeaeg seda õppida ja see viis mind nagu selleni, et ma jõudsin siia kooli. Rahvatervise Akadeemia, kuna ma seda toitumisnõustamise varianti hakkasin otsima, siis tegelikult rahvatervisel oli, ma arvan, et päris hea turundus, et läbi Facebooki tulid mulle nagu reklaamid, hakkasin uurima tausta, millega on tegu ja selle kaudu ma vaatasin, et see programm on päris adekvaatne ja vaatasin ka teisi variante, aga ei tundnud ükski nii hea ja see tõi mind Rahvatervise Akadeemiasse. Kogu see terviklikkus, ma arvan, et kõik need loengud selles valguses on olnud hästi huvitavad ja tegelikult igast loengust on alati olnud kaasa võtta mingi mõttetera, mingi teadmine, mida ma ennem ei teadnud ja see pani nagu tegi selle nii-öelda see mõttepildi üleüldse nagu toitumisest ja kõikidest muudest sellest, mis sellega kaasneb, päris palju laiemaks, nii et kogu see programm on olnud väga nagu selles mõttes huvitav ja hariv siiamaani. Ma arvan, et mul on selline mõte, et ma ikkagi hakkan selle toitumisnõustamisega tegelema ja ma kindlasti plaanin nagu seda kui uut karjääri osa, et hakkan nii-öelda inimesi nagu teadlikumaks muutma ja korrigeerima võib-olla siis vajadusel nende toitumist ja saan nagu oma õpitud pagasil väljendada just seda õiget või sellist ütleme kompleksset ja ütleme sellist toitumist, mis on nagu meie tervisele hea ja selle tagajärjel me siis nagu nii-öelda saame sellise hea enesetunde, kui me toitume nii-öelda, teeme oma valikud õigesti, nii et ma arvan, et siit on palju kaasa võtta ja siit on palju inimestele jagada edasi neid mõtteid ja ma arvan, et mu karjäär toitumisnõustajana jätkub.